kordseks tee mu suu. Siis 1000 laulu laulan sulle. Mu issand, minust jääb kõik muu. Ma sõidan olles kuuluda, mis kallist armu sinult saab. Sest tahan sinu armust saada, nii kaua üle liiguken. Ja sulle tänu ohvrit tuua, kui minu süda usubeen. Kui õnnetu on viimaks keel, siis kiidan lõvades sind veel. Mu kiitus Jumal vastu võtta, ehk küll on vägi nõneda, kui tohin üles taeva tulla. Siin pinglikooris austan ma, sealt sulle uue keelega. Ma laulan nõustust lõpmata. Me algame seda missat, õhtust jumalateenistust Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kui sa oled tulnud siia ja mõelnud, et mismoodi te džäss ja missa kokku käivad, siis just nii käivadki. Et vahepeal laulame meie, vahepeal laulab koor, vahepeal midagi ansambel, solistid. Aga see kõik on selleks, et Jumalat tänada ja austada, nii et see on meile kõigile võimalus saada osa ühest kingitusest ja teha seda ka Jumalale ja üksteisele. Issand, õnnistagu meid kõiki selles ja nüüd läheme edasi tema nimes. Rasked kaotusi
kui missa algab tavaliselt just selle küürie osaga, ehk siis issand halasta. Ja meie laulsime nüüd teile siin ühe rahvakoraali, kus muu teksti sees on ka seesama issand halasta osa. Ja nüüd peaks tegelikult, kui me nüüd missast lähtume täpselt, peaks järgnema Gloria, aga me tahaksime siia vahele veel, Gloria on juba au olgu ja selline kiituslaul, aga me tahaksime siia vahele laulda veel ühe sellise vahepealse loo, Lenda üles kurbtusest, et kui inimene tunneb, et ta on patune ja vajab seda andestust, aga siis selles loos on väga hästi räägitud, et kui saatan püüab öelda, et sust ei ole asja, siis tegelikult ikka on. Kurbtusest
astub välja mureööst armu valguse. Nüüd me saame võidiga koos laulda ja järgmine pala kannab pealkirja Jeesus Kristus on kuningas. Ja me oleme loodud looja poolt ise ka looma ja muusikuna olen seda juba praktiseerinud ja üritanud täiustada ja õppinud ja teinud kõike, mida võimalik, et seda kunsti nagu kuidagi parandada ja arendada. Aga siis on elus sellised kogemused, kus ise nagu ei teegi midagi ja lihtsalt tuleb kirjutada, tuleb kirja panna. Mul neid kogemusi võrdlemisi vähe, aga nüüd see järgmine laul ongi selline, et olin poistega kodus, kaksikud poisid, nad olid alla aasta ja hakkasin klaverdaga midagi mängima, nad seal samal ajal roomasid veel mööda tuba ja siis lihtsalt trükkisin need sõnad ja ei pidanudki midagi parandama, sest et kuidagi läks, ühesõnaga see ei ole minu looming, on selle jutu mõte. Ja ma usun, et meie Jumalale on hea meel sellest, kui me teda ülistame ja kiidame, nii et selle järgmise lauluga ja tegelikult nende kõikide lauludega me saame seda koos ka teha. Ma laulan fraasi ette, koor, ja teie saate järgi laulda nii palju, kui te sõnasid välja kuulete, annan oma parima, et see õnnestuks ja saame koos Jumalat ülistada sellega. Jeesus Kristus on kuningas. Jeesus Kristus on kuningas. Lunastanud me pattuta. Lunastanud me pattuta. Rippus meest risti puul, haude kinni teda pidanud, uue elu meil andnud ta. Isa juurde läks taevasse. Isa juurde läks taevasse. Igavesse auhilgusse. Igavesse auhilgusse. Ei meid üksi jätnud ta, ristis püha vaimuga, pääse võiduse me elama. Isa tahet nüüd täidame. Isa tahet nüüd täidame. Püha vaim annab selguse. Püha vaim annab selguse. Julguse ja kindluse, kõik mis eales vajame, tema lapse nüüd oleme.
teineteiste nime. Rikkale kui ka vaesele, kättesaadav ta kõigile, Jumala heldus imeline. Tule kallis püha vaim, palun muuda me süüdameid, otsustada aita meid, sulle üle anda kõik, järgida sind iga päev. Otsustada aita meid, sulle üle anda kõik, järgida sind iga päev. Järgida sind iga päev. Jeesus Kristus mu kuningas. No nüüd tuleb siis meil Vana Testamendi lugemise koht. Selle laulu kohta paar sõna ütlen, sellepärast, et siin on nii palju asju koos, et võib-olla ei kuule ühe korraga välja. See on üle 30 aasta tagasi juba on kirjutatud. Siin on nagu kolme kihti materjali. Üks on koguja raamat, kus on igasuguseid tarkusi reas. Ja siis teine kiht on see, et mismoodi see meie elu kulgeb ja kuidas me ise niimoodi sebime ja otsime lahendusi. Ja siis kolmas kiht on, mille peal kõik see asi seisab, on Gregoriuse missa. Nimelt, tollel ajal, kui ma selle loo kirjutasin, siis ma laulsin ansamblis Linnamuusikud, ma olin just süvenenud sellesse Gregoriaani maailma vaimustunult ja Taivo Niitvägiga koos me tõlkisime neid tekste, arutasime nende üle. Ja see kolmas kiht, see on täpselt võetud 16. Gregoriaani missast, midagi pole muudetud, natuke rütmi ainult. Et see on tegelikult siis nagu sümboliseerib natuke seda jumalikku poolt ja seda hoolt, mis meid tegelikult kogu aeg kannab nii meie igasuguste sebimiste kui probleemide kui ka rõõmude ajal. Nii et siis koguja laul.
Ja nüüd tuleb siis psalmi lugemise koht. Selle üle me murdsime kõvasti piike, et millist psalmi küll seekord laulda. Ja ma arvan, et enamuse survel me laulame nüüd teile Taavo laulu psalm 102. See on lihtsalt meie kõikide üks lemmiklaule. Ja seekord tavaliselt vanasti, kui me veel noored olime, laulis seda Elo, aga kuna teda täna ei ole, siis ma olen sunnitud seda algust ise laulma. Aga kõik, kes seda laulu on kuulnud või teavad, on teretulnud ka refräänis kaasa laulma. Tulgu sinu ette.
Kutsume teid nüüd endaga kaasa siis natukene järgmist laulu plaksutama. Kuna lauljatel on tahvlid käes, siis nemad seda väga teha ei saa, aga järgmine laul on siis missa osas Halleluuja. Ja lihtsalt saate siis kaasa seda Halleluuja plaksu meile teha. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Nüüd on missas evangeeliumi lugemise koht. Ja kui evangeeliumi loetakse, siis tõustakse püsti. Nii et tõuseme ja kuulame evangeeliumi Luuka järgi. Ma loen päris algusest, 1. peatükist ja päris lõpust, 24. peatüki lõpust. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud. Nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõnasulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud.
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile: nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama, 3. päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Aamen. Võtame istet. Luukas oli antiikaegne arst. Ta kuulis evangeeliumi ehk siis rõõmusõnumit Jeesusest. Ta hakkas seda asja uurima, nii nagu ta ütles just selles tekstis. Ja siis hakkas seda uskuma ja lõpuks ka usaldama ja selles usaldusväärsuses seda edasi andma. Aga Luukas on loominguline. Kui teised, nii nagu ta ütleb, on paljud kirjutanud juba Jeesuse elulugu üles, aga kui teised lõpetavad sellega, et Jeesus suri, tõusis üles, läks taevasse, siis Luukas läheb edasi. Ta kirjutab ka teise peatüki või teise loo. See on piiblis apostlite tegude raamat. Ja seal Jeesus tegutseb edasi oma püha vaimu läbi ja viib täide seda missiooni, mida just me lugesime esimese osa lõpust. Ta ütleb, et teie olete nende asjade tunnistajad. Jeesus ütleb, et nüüd on teie kord. Minge, rääkige sellest kõigest. Luukas on üks nendest, aga ta annab selle sõnumi edasi ka nendele, kes tulid pärast teda. Ja nõnda on tegelikult see jõudnud ka meieni. Täna teatud mõttes me kõik oleme tunnistajad. Selle asja tunnistajad, et Jeesuse lugu ei saanud otsa, vaid jätkus üle kõigi aegade. Enne tänast õhtut on minult küsitud, et miks peaks džässimissad tegema kirikus, kus tavapärases teenistuses missa korda ei järgita. Isegi raadios küsiti, et miks siis teie teete ka niisugust asja? Ja ma olen öelnud, et just sellepärast, et see on natukene džässi. See ingliskeelne sõna džässi tähendab, et ta natukene nagu piire kompav või piire ületav või natukene vormist väljas. Ei ole päris täpselt nii, nagu peab. Ja nagu me täna juba oleme kuulnud, et see, mis ongi natukene vormivaba, tahate öelda vaba kiriklik, vormivaba, siis on ka niimoodi. Ta ei ole nagu klassikalises sellises kirikuloos välja kujunenud, vaid siin on mingisugust vabadust ka. Ja teiselt poolt, mis on dialoogiline? Ja ma arvan, et kui üks muusika vorm on dialoogiline, siis kindlasti on seda džäss. Et seal ei ole võimalik muidu musitseerida, ma ei ole küll ise muusikaga, kui sa ei kuula ja sa ei suhtle nagu koos teistega. Aga mis on selles mõttes ka dialoogiline, et suhtlus käib koguduse ja nende vahel, kes siis seda teenivad, aga suhtlus käib ka maa ja taeva vahel, Jumala ja inimese vahel. Sellega koos, kes on üle kõige ja kõigi, me nimetame teda loojaks, me nimetame Jumalaks, aga tegelikult vahet ei ole, teda võib iseloomustada džässilikuna. Ma julgeksin isegi niimoodi öelda, et Jumal on kõige parem džässist. Miks ta on seda, kuidas ta on seda? Vaata, Jumalaga on nii, et tema võtab ühe loo ja teeb sellest veel parema. Tema võtab ühe loo ja loob sellest veel midagi, mida seal enne ei olnud. Ja ma arvan, et just selles mõttes on Jumal parim džässist. Kui ma kuulasin täna seda kõike, mida tegelikult juba on esitatud, ja tuleb veel lisaks, siis ma mõtlesin, et ka kõige paremas unistuses ei oleks mina osanud seda välja mõelda, mis täna siin sünnib. Kui ma ütlesin oma vennale Taavole, et äkki teeks kunagi ühe džässi, mis sa ka.
ma äärmiveeli mõtlesin, et äkki kui Joel Remmeli trio vana suguluse mõttes ka tuleb kaasa, et äkki midagi sünnib ja muidugi Taavo oleks Kadri juurde ja siis asi kasvas väga suureks. Ja siis tuli koor ja kõik muu, Andres ja Ain, aitäh. Et kui kellelgi on mingi lugu, siis Jumal võib võtta ja teha sellest veel rohkem. Ja olgu see siis rahvakoraal või olgu see siis üks pühast vaimust antud lugu kuskil, eks ole, et need kõik kokku moodustavad mingisuguse hoopis suurema ja erakordsema terviku. Ja sellest me saame täna just praegu siin osa. Aga siis ma mõtlesin ka inimese elu loo peale. Et Taavo, mu vend, mäletan, ma olin 12-aastane poiss, kui meie pastori poeg kutsus meid enda juurde koju vaikse laupäeva õhtul, sellised teismelised poisid nagu me olime ja pani vanasti lintmakid, kui keegi teab, mis see veel on. Ta pani lintmakile Jesus Christ Superstar muusikali. Ja siis ta püüdis meile tõlkida inglise keelest eesti keelde, mis seal räägitakse, kuidas see kõik käib ja vaata, et näed, ei olegi selline klassikaline muusika, on vaata Jesus Christ Superstar, see on rock, värk. Ja siis ütles, poisid, teeme bändi. Võttis nurgast mõned instrumendid välja. Taavole sattus basskitarr. Ta polnud kunagi varem seda mänginud. Mitte kunagi. Aga viiuli poiss, eks ole, võttis kohe lädu ja jäigi tema kätte. Hakkaski mängima. Ja kui tekkisid juba muud koosseisud, siis ta mängis ja täna mingil hetkel vahetas pilli üldse, jättis viiuli ja võttis kontrabassi ja nüüd on ise selle õpetaja ja õppejõud Eestis ja Lätis ja käib mööda maailma ringi, mängib. Ja mina kuulasin teda seal magasime tuba tegelikult temaga palju aastaid niimoodi ja siis ma kuulasin seda öist kontrabassi harjutamist ja mõtlesin, et jah, näed, ühest inimesest võib saada midagi, mida ta ise kunagi on mõelnud. Tema vanemad on kunagi mõelnud seda, mina polnud seda mõelnud ja näed, siiamaani läheb see asi edasi. Ja siis Kadri. Taavol oli sünnipäev, Kadri tuleb ühel õhtul Taavo sünnipäevale. Pole kunagi meie kodus käinud. Miks ta tuli sinna? Sellepärast, et vaadake, nõukogude aeg oli selline, et ega see kirikus käimine ei olnud tavaline asi. Ja Marju Kuut, tuntud Eesti pop- ja džässlaulja, tuli järsku usule ja hakkas kontserte tegema ja siis ta muidugi võttis oma õpilasega kaasa. Ja siis hakkasidki toimuma teenistused ja kontserdidega asjad ja ühel õhtul Taavo sünnib, Taavo mängib ka seal kaasa, eks ole. Ühel õhtul Taavo sünnipäev ja Kadri tuleb sinna. Ja Kadri on seda öelnud nagu tagantjärgi, et kuidas teda seal vastu võeti selles kodus, kus oli palju võõraid inimesi. Et see avaldas tal niisugust mõju, et ta mõtles, et kui see on päris, ma tahan seda kogeda. Ja Kadri mitte ainult tagant laulma, vaid laule looma ja täna laulab Jumalale ja on helilooja, korijuht. Miks ma sellest kõigest räägin, on tegelikult see, et Jumal võib võtta ühe eluloo ka ja teha sellest rohkem, kui me oskame arvata. Luuka enda elulugu on ka huvitav. Me ei tea temast väga palju, ainult väikeseid killukesi. Jah, Piibel ütleb, et ta oli arst, aga mis arst ta selline oli? Oli kaks võimalust, et olid kas sellised pagana ebajumala teenistuste juures olnud niisugused arsti või ravitsemise protseduurid või siis oli Rooma sõjaväel vaja arste. Ja kirikuisad ütlevad, et ta sündis Antiokias, rohkem temast väga palju ei tea. Aga Antiokias oli Rooma sõjaväe garnison. Aga kuna ta nimi ei olnud mitte Lukanos, vaid Luka, siis see viitab sellele, et ta võis olla ori. Tal ei olnud nagu täis nime, vaid tal oli see as lõpuga nimi, Lukas. Mõned arvavad, et ta võis sündida juba orjade lapsena seal samas Antiokias. Ja võib-olla õppis ta seal midagi meditsiinist, võib-olla ta vanemad olid ka,
aga sageli olid Rooma sõjaväelastel olid orjad just nimelt arsti ja sellise meditsiiniga tegelemas. Kuskil kunagi ta puutus kokku Paulusega tõenäoliselt. Arvatakse, et ta võis olla liikunud edasi juba Filippisse, kus oli pensioni läinud sõjaväelaste selline garnison või kus nad elasid, pensionaat. Võib-olla ta oli juba sinna oma vanematega läinud. Aga suurte teenete eest võis inimene vabaks saada orjapidamisest. Ja see võis olla ka Luuka võimalus, et ta oli teinud nii palju meditsiinis, et ta isand lasi ta vabaks. Mõned arvavad, et see isand oligi see Teofilos, kellel ta oma evangeeliumi kirjutas, kellel ta kirjutas apostlite teod, ütles, et kõrgeauline Teofilos, sinule ma pühendan kogu selle loo, mis minu elu on muutnud. Ja kuskil apostlite tegudes, kus Paulus näeb und, et Makedoonia mees, see tähendab Filippi mees, kutsub teda Euroopasse. Paulus saab aru, et tuleb minna. Ja nad lähevad koos Luukaga ja Luukas kirjutab sellest ajast peale meie vormis seda apostlite tegude raamatut edasi. Ta on ise selles kaasas. Evangeelium poleks kunagi jõudnud võib-olla Euroopas, vähemalt sellel ajal mitte, kui Luukas ei oleks olnud selle loo sees. See kunagine ori, nüüd tunnustatud arst ja lõpuks apostli kaaslane, kes on viimasena apostliga Roomas, kui apostel Paulus ootab Rooma kohut ja võib-olla surma mõistmist. Rooma õigusest on teada, et Rooma kodanik võis hoida enda juures, isegi kui ta oli surma mõistetud, ainult ühte inimest, kes pidi olema tema ori. Luukas on Paulusega seal Roomas, et hoolitseda enam tervise eest, olla talle vaimulikuks toeks ja olla valmis ka siis surema, kui peaks olema see vajalik. Vaadake, Jumala plaanid on alati suuremad kui meie omad. Jumal võtab alati ühe loo ja kui see lugu on tema käes, ta on nagu suur meister, nagu džässpianist või keegi siin praegu nendest. Ja ta teeb sellest veel parem, ta teeb veel suurema, ta tahab teha midagi ilusat sellest. Ja mõtlen oma elu peale, mõtlen sinu elu peale, mõtlen meie maa ja rahva peale. Ja leian, et midagi muud ei olegi vaja, kui anname ennast Jumala kätte, oma loo tema kätte. Ja sealt sünnib midagi palju suuremat, kui me oleme sen kunagi unistada. Mul tuli täna nutt ka peale, kui me siin seda psalm 102 laulu laulsime. Kuidagi püha vaim puudutas mind, sellepärast, et me kõik koos seda laulsime. Issand, tõtta mulle appi, kui ma hüüan appi. Et see läks kuidagi hinge, et vahel meil tuleb ka kõik koos öelda seda. Aga siis tuli meelde veel see ka, et kunagi väga ammu, kui psalm 102 nimeline muusikakollektiiv oli olemas ja Kadri seal laulis ja Andres oli seal ja Ain oli seal ja Taavo ja et siis mind võeti ka vahel kaasa. No mitte nii palju laulja pärast, aga no, eks me räägi siis midagi vahepeal. Ja siis oli, ma arvan, see oli aasta 87, see oli veel selline nõukogude aeg, et me tegime Tallinnas Metodisti kirikus, tegime kontserti ja mina pidin rääkima, mul on siiamaani meeles see pealkiri ka, mis selle õhtul oli minu kõnel, oli teine võimalus. Ja siis ma kutsun oma kursuse kaaslasi ka kaasa sinna. Tulge kuulama, teine võimalus. Nõukogude ühiskond on ühel pool, aga näed, tulge sisse ja seal on midagi hoopis teist. Ja kõik see sai läbi ja siis järgmine nädal vist sain kuskil ülikooli raamatukogus rääkida ja siis üks mu kursused ütles, et Meego, sa rääkisid nagu minule või? Minule rääkisid või? See ei rääkinud, ma rääkisin kõigile, aga kuule, minul tundus, et sa rääkisid ainult minule. Ja siis kursade tuligi mõne kuu pärast ise usule, ta ütles mulle, nüüd ma olen usklik inimene ja täna ta on minu naine siin Helika minu kõrval. Vaadake, ma poleks ka seda osanud mõelda, et siin ei läheb, aga ta on sünnitanud meile meie lapsed, sünnitanud meile meie, ütleme siis, me oleme saanud lapselapsed, 7 on tulemas juunikuus. Ja kui ma mõtlen sellele kõigele elule tagasi, ma ütlen, et tänu Jumalale, ta võib võtta ühe lihtsa loo ja muuta selle parimaks. Just seda me soovime ja palume täna selle missaga ka. Amen.
nii nagu me kuulsime, et Marju Kuut kunagi küsis, kas see on päris, kui see on päris, siis ma tahan seda saada. Ja samamoodi ma usun, paljud meist siin on seda sama küsinud kunagi ja on samad teed mööda tulnud selleni, et jah, ma usun, et Jeesus on Jumala poeg. Usutunnistust võib-olla mõnes kirikus vähem, mõnes rohkem räägitakse, palvetatakse ja lauldakse. Meie ei saa palvet rohkem võib-olla. Ma arvan, kusagil 50 aastat tagasi selline mees kui Jaak Tuksam kirjutas ühe laulu. Ma arvan sellepärast seda numbrit, et mina kuulsin seda 40 aastat tagasi. Ma arvan siis, et ta võis midagi sellist olla. Ja tulge julgelt kaasa, kui sa usud, et Jeesus on Jumala poeg. Usume Jumalasse Isasse, kõige väelisesse loojasse, Jeesusesse Kristusesse, kes on Jumala ainusündinud poeg, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsist Maarja, kannatanud Pilatuse ajal, ristil löödud suur, üles läinud surmat taevasse, üles kolmandal päeval tõusis ülesse, läinud ülesse taevasse, istub Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma, elavate ja surnute üle, usume pühasse vaimusse, püha risti kogudus, pühade osa saami, pantude andeks andmi, igavest elu. Amen.
nüüd on meie isa palveaeg ja nagu Meego juba rääkis, et asjad sünnivad väga kummalisi teid pidi. Selle meie isa palve kirjutasin mina nagu Gregoriuse laulu vaimus ja mulle nendeks suurteks eeskujudeks oli Margo Kõlari Pirita missa, mida Pirital lauldakse juba aastaid, mis on ka natuke gregoriaani moodi. Ja kui Helena Tulve oli veel Ave Maria eesti keeles kirjutanud, siis mul oli selline tunne, et ma proovin ka. Aga see katsetus, seda palvet lauldi vaimulikul laulupeol. Ja see oli üks suur eksperiment ja tänu Meegole me julgesime selle ette võtta, sest Meego kutsus mind ühte loengut pidama ja siis selle loengu rahvaga me harjutasime ühe päeva ja järgmisel päeval pühapäeva hommikul laulsime Kalju tänaval välja ja see õnnestus väga hästi ja siis ma nagu julgesin teha ettepaneku, et prooviks seda kogu selle suure lauluväljaku täiega ja see õnnestus. Nii et loodetavasti laulame teinekordki suurte hulkadega, seekord me küll piirdume selle kooriga. Sinu riik
Tõuseme ja seisatume selle looja ette. Võime olla väikses palves, et hingata seda vaimulikku õhku, seda Jumala vaimu kohalolu siin endasse. Ja me võime öelda talle, Jumal, võta ka minu lugu ja tee sellest oma lugu. Jumal, suurem kui mu lugu iial olla saab. Loba, et see oleks lugu suurimast sinust. Minus, minu läbi, meis, meie kaudu. Looja, me täname sind selle eest, et sa oled nii palju armastust ja ilu pannud sellesse maailma, ka muusikamaailma. Tänu sa oled unistanud seda kõike olevaks ka läbi meie selles maailmas. Tänu Jeesus, et sa tulid siia maailma, mis oli nii katki, et seda ei saanud muud moodi parandada, kui et sa ise tulid siia pragudesse. Kannatasid valu, surma, aga tõusid üles, andes lootust igavesti. Ja püha vaim, me täname sind, et sa jätkad oma tegevust ka siis, kui Jeesus issandana istub taevatroonil. Sa oled täna siin, läbi selle muusika, läbi kõige, mis siin toimub, meid juba puudutanud. Võta meid endaga kaasa. Loba, et me tõuseksime kõrgemale oma enda saatusest koos sinuga. Loba, et me tõuseksime lendu otse, kui lendab tuulelohe, mis muidu lebaks lihtsalt kasutult maas. Aga sinu tuulehingus tõstab ta üles. Jumal, me täname, et me võime oma elud usaldada sinu kätte. Võime tänada sellest, mis on olnud, olla selles hetkes, kus me praegu oleme ja teada, et koos sinuga võime alati igavesti olla õnnistatud. Hoiame maad ja rahvast ka. Me elame väga heitlikel aegadel. Issand, siis kui me hüüame appi sinu nime, vasta meile. Tõtta meile appi. Ja samamoodi seal, kus praegu on kannatust ja valu, kus sinu rahu meie üle ja meile veel saabumas. Jeesuse nimel. Aamen. Nüüd on üks veel ühiskoos lauldav laul. Juhi mind, hoia mind.
minu käe. Jeesus võta, hoia õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu Isa, Poja ja Püha Võimu nimes. Aamen. Võtame veel hetkeks istet enne teele minemist ja kuulame viimast väljajuhatust.
juubilar soovib halleluujat. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja.